Siit võetakse välja see või? Mis oli sinu sellest kastist või? Ei ole, kõik on avalik. Ja selle... Ei, üks asi oli sinu kast. See on mindset Griffonia. Seda ma võtsin. Aga seda mikrohüdriini võib soovitada siis nendele inimestele, kes on hästi neid toksiine täis, siis H500 võib olla natukene liiga äkiline. Mikrohüdriin on nagu rahulikum. No näiteks, kes on saanud seal keemiaravid või kõik, et neil võib hakata lihtsalt paha, kui nad võtavad, see paneb nii mürgid liikuma. See paneb või? Ja kui sa muidu tahaksid H500 võib soovitada, aga siis kui inimene on väga toksiine täis, siis anna leebem variant mikrohüdriini. See on mikrohüdriini täiust variant. Tere, mina enam ei näe hästi. Robert ja Sharma tervitavad teid. Tere. Karva. Meil hakkab ärikoolitus. Ärikoolitus. Sirma Sharma, teie olete seal karva. Nii, ilusat päeva ja ilusat õhtut juba. Ma kuulutasin välja küll 17.11 või 12. Aga me alustame natuke varem ja mõned on veel tulemas, keegi on ummikus, nii et ega meie aju on ka omadega ummikus. Üsna tihti on ta ummikus. See tähendab, et kui näiteks seda kvantresonantsmeetodiga mõõta, siis seal ma näen ka pidevalt sellised, kas on kollase joone peal või on punane. Täna oli mul paar inimest, kellel aju oli punane. Tema ei tohi näiteks seal sebra peal üldse üle tee minna. Sest tal on aju punane, sest sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Sest külgetõmbeseadus. Ja siin ma püüan nagu läheneda ka sellele programmile, mis on just see Mental Force, Mental Force programm. See on selline programm, mida näete ainult Jansu käest praegust. Seda saab ka Jansu käest tellida. Seda saab ka Euroopas tellida. Eesti nagu oleks Euroopas, aga ei ole ka Euroopas. Nii et seda saab neti kaudu tegelikult tellida. Või on veel kavalamaid viise, millest me siin avalikult ei räägi. Nii et siis on, kellel huvi, siis kirjutage mulle. Aju teema. Aju teema on tegelikult hästi suur teema, sest vaata, meil on seljaaju. Ja seljaaju ühendus just selle põhiajuga, mida ma olen nüüd viimasel ajal ka internetist vaadanud, et meil on näiteks leaky gut. No inglise keeles on selline sõna nagu leaky gut, mis tähendab läbilaskva soole sündroom. Leaky gut, mis tähendab ka tänapäeval kutsutakse juba uus termin on leaky brain. Mis tähendab seda, et ka aju laseb läbi informatsiooni, et see ei püsi. Ja siis pole ime, et seda mälu teemad on kogu aeg. Et see meil on olemas lühiajaline mälu. Ma ei ole mälu ekspert. Ma ei ole ka päris aju ekspert, aga samamoodi, et ma püüan nagu lahata natuke sellist kergelt nagu pinnapealselt, aga anda suund kätte. Tegelikult sealt netis saab väga palju seda informatsiooni ise ka vaadata. Ma lähtuks selle jälle püramiid. Mulle meeldivad püramiidid. Ja see Corelli klubi ei ole püramiidis süsteem. Nagu ütleme, siin võib teisest mööda panna täitsa suure kaarega. Ja. Aivi oli tubli, tõi mind klubisse, mina panin mööda. No, aga see ei ole midagi, sest Aivil on see võimalus alati jälle. Nii et ja tegelikult me ei peagi, see ei ole number üks asi. Kelleski mööda panna, võistlemine. See on ka aju meie teaduse programm. Et ma tahan kellestki mööda panna. See on ka, ütleme, teaduse tasandil on, ütleme, meie argiteadus. Ja seal on ka, kas ma olen looval teaduse tasandil, kas ma olen võistleva teadvuse tasandil või ma olen ärapaneval tasandil. Et seda argiteadust võib isegi vaadata selle kandi pealt. Tegelikult neid ka teisi võib vaadata. Analüütiline närvisüsteem käib siia alla. Siin on alateadvus veel, autonoomne närvisüsteem. Nii et neid erinevaid valdkondi võib siin püramiidi sees ka kasutada. Olete kuulnud beta-lained, siis on alfa, theta ja delta lained. Mulle meeldib Moskvas, kus ma just 27 aastat ei ole käinud. Need viimased 2 aastat ma olen käinud, ma arvan, et rohkem kui mõni, ma ei tea, poole elu jooksul või terve elu jooksul. Ma eelmine aasta käisin, kas oli 13 või 14 korda Moskva vahel. Ja seal on hotellid, näiteks Izmailovas, on beta. Minu lemmikhotel on alfa. Ja mida alfa isased, aga alfa. Siis on theta ja delta. Need on kõik täiesti aju. Mina valin alati seda alfat, jah. Ja see alfa on tegelikult seotud meil loovuse tasandiga.
see on ka kõik aju teema tegelikult, me võime võtta ka ühe selle probleemi, mitte see ei ole probleem, vaid ühe küsimuse ja lahata neid teemasid läbi nende vibratsioonide näiteks. kui ma teen konge, siis kongides on ka, et ma olen alfa tasandil. kui inimene tuleb näiteks praegust me tuleme klubisse, siis tegelikult me oleme beeta tasandil. No natuke väike peetus on veel jah. Linnapeetus noh. Või noh, see hingamispeetus või. Ega see peetus ei ole nagu noh, kui keegi hakkab peedistama, see on päris hull juba. Ja et see beeta tasand on just selline argiteadvus, et sa võtad kaasa mingid emotsionaalsed mustrid. Et me lahendaksime need teemad, sest me ei pääse siia alfa tasandile. Siin on loovuse tasandile. Meil on kogu aeg mingid ärritajad seal veel beeta tasandil. Rahaprobleemid, siis ülemus ütles sitasti, siis see tegi jälle. Ja seal pööras ja väänas ja kõik need teemad on kõik seal beeta tasandil. Me närvisüsteem on küll, vaatame küll siin autonoomne närvisüsteem, analüütiline närvisüsteem. Miks minuga juhtuvad kõik need asjad? Et kui me läheme ka meditatsioonis tegelikult, meditatsioon on ka see, et me läheme beeta tasandilt näiteks alfa või teeta tasandile või siia une tasandile. Mis on näiteks kongides, kui inimesed tulevad kongi, siis ütleme, nad tulevad beeta tasandilt, lähevad juba sinna sügavamale, juba hingamine rahulikult muutub, just see närvisüsteem. Ja läbi selle me saavutame selle alfa tasandi, et see on ka muutub, et meie hingamisrütm hakkab muutuma. See on üsna tihti, kui ma kuulen näiteks ka kongides, inimesed hakkavad ohkama. Nad alateadlikult, nad isegi ei kontrolli ennast, aga nad tegelikult ohkavad. Ja see on väga hea, et nad ohkavad. Et nad lõdvestuvad. See tähendab ka seda, et kui me oleme kogu aeg selles beeta tasandil, aju on kogu aeg beeta tasandil, siis me oleme närvilised, meil on kogu aeg kiire, me ei suuda keskenduda. Aga alfa tasandil, see on keskendumine, kui sa jõuad, vaata, sul tuli uni näiteks õie. Sa jõudsid juba teeta tasandile kiiresti, juba see õhus oli kõik olemas. Võttis, see beeta läks kiiresti mööda, alfa läks kiiresti mööda, juba lõdvestud ja nüüd võiks magama jääda. See on ka tegelikult, läks jah. Nii et need ja delta on nagu sügava une tasand. Ja siin on ka, et näiteks neid programme ja harjumusi, nad on eraldi teraapiad olemas, kuidas neid programme, hüpnoosid, mida iganes, mida kasutavad erinevad teraapiad. Aga kõik need, mis on alfa tasand ja teeta, nagu teeta tervenduski. Et neid, seda samamoodi kasutab teeta tervendus. Me võime kasutada ka igapäevases elus just meditatsioonid. See on ka, mida me peaksime õppima tegelikult kasutama, ka ma ise ei kasuta seda nii palju kui vajalik. Tegelikult, et just puhastada, minna enda sisse, tegeleda oma sisemise kosmose tasakaalustamisega. Ja see on ka, miks seda on vaja tasakaalustada, sest neid ärritajad on meil vaja nii palju ümber, meil on vaja seda energiakeha. See energiakeha on ka üks meie aju osa tegelikult, mis on see kompuutri üldine puhastada, korrastada, tasakaalustada. See on nagu tervise kontseptsioon. Aga seda kontseptsiooni võib, tervise kontseptsiooni võib laiendada ka aju ja teadvuse tasandile. Et no samamoodi on see programm, ma ise tegin selle läbi veebruarikuus, kui ma olin sügavas talves, olin Nižni Novgorodis seal Olga Butakova seal Terviseakadeemias ja see tuligi vist sel ajal umbes välja. No, ega ta ei ole ammu olnud. Nii et tegelikult see on suht uus programm. Ja siin sees on hästi head tooted on just need toitained, just kui te teate, ma ei tea, kui palju te olete võtnud seda mindsetti näiteks. Mindset on väga hea toode, ma ise võtan seda. Miks ma seda võtan? Sest ma pean kohe minema Bukaresti suurel laval, ma ei saa seal uneleda. Ma pean olema actionis kogu aeg, tulistama, nii et ja mitte tulistama siia ette kahteritta, vaid sinna 54-ndasele, nagu Robert Sharma, terve saal rõkkab tead, noh. Siin Saku Suurhallis, kõik jooksevad tormi, kõik jooksevad seal Bukarestis minu peale tormi, nii et, aga las nad jooksevad sinna, küll nad jõuavad, siis, aga siin on veel sees, just, ma tahtsin, sa küsida. Ei, see oli, mis oli sinu. See on mindset, ja, minu, ja. Selle ma eile võtsin. Just, mindset on ka selles programmis sees juba. See tähendab seda, see mindset, noh, võta purgist ja hea tuju on olemas. Tegelikult seal taga on palju muud, see ei ole, no et võta purgist ja moosipurgist saab ka hea tuju. Sealt saab ka pärmseerel toitu, aga siin on naiste puna. Naiste puna on väga hea närvisüsteemi, siin on B6, B12, ginkgo biloba, siin on L-teaniin,
L-tyrosiin ja ma ei teagi kõigi nimesid. Ma ei ole ka nii tark, aga need on väga vajalikud. Siin on ginkgo biloba, Coca-Cola, Coca-Cola, ei ole, vabandust. Et vahest peab nagu natuke inimestele, et hakkad kirjutama või rääkima tähelepanu, teil on tähelepanuhäire näiteks. Tähelepanuhäire on ka seotud tegelikult meie kesknärvisüsteemiga. Nii et see kõik teema, see mindset on tegelikult väga hea tegija. Miks seda Eesti turul väga ei soosita, on see, et see töötab hästi. Euroopa turul teda müüakse ja Eesti turg on natukene selline suletud vaasis, aga reklaamida ma võin igal pool. Kui tahate, tellite interneti teel või te tulete Jansule näiteks Soome järgi. Ja. Aga see selleks, et mindset soovitan väga soojad. Ja teine asi on grifoonia. Grifoonia, grifa. Nii et grifoonia on ka serotoniini taseme tõstmiseks. Ajufunktsioon 95% meie, kirjutan siia, serotoniinist. Toodetakse kus? Kuidas? Ei, ainult 5%. Ega palju neid kohti ei ole veel. Millega on aju seotud hästi palju? Tänapäeva uuringu. Ütleme, seljaaju kannab seda üles välja. Ütleme vaagusnärv, kui täpsemalt öelda. 95% serotoniinist toodetakse meie soolestikus. Kui meie soolestik ei ole tasakaalus, tähendab seda, et siis ei ole ka meil serotoniini tootmine tasakaalus. Tähendab seda, et soolestiku eest tuleb hoolitseda, et seal hakkas ise tootma näiteks ka B-grupi vitamiinid. Kui meil ei toodeta piisavalt B-grupi, vaata näiteks jälle annab pulga kätte. Kui inimesel ei ole piisaval hulgal näiteks just B-grupi vitamiini, see tähendab seda, et ei ole ka piisavalt seda serotoniini. Sa ei pea olema mingi selgelt nägija. Need on seadused, et saame täiesti kvantresonantsmeetodiga vaadata inimesi ja see töötab täiesti 9, isegi 100% ma ütlen ära. Kui teil on näiteks see B-grupp on paigast ära, siis on ka trüptofaani tase. Trüptofaan tähendab serotoniin, tähendab trüptofaan ehk siis see grifoonia aitab toota seda serotoniini. Need sünteesitakse, ma ei ole keemik ka, ma ei ole füüsik, päris keemik ka ei ole, aga lihtsalt, et lihtsamas keeles, et seda serotoniini taset tõsta, on väga hea grifoonia. Ja samamoodi nad koos põhimõtteliselt loovad ka koosluse grifoonia mindset. Nii et võib julgelt kasutada koos. Mõned võib-olla on mõnes koolituses kuulnud, et oi, võtke ainult üks korraga või see korraga. Ja seda ka võtke vaevu üks kindlasti. Tegelikult võite võtta ka 2. Need on väga hea, seda võib ka koolilastele anda. Koolistress on tegelikult päris väga suur nähtus. Stress on kõik aju teemad tegelikult. Mina võtad seda hommikul ja õhtul. Seda, just. Ja see annab ka isegi parem une inimestele. Unehäired on samamoodi ajufunktsioon. Ma ei mäleta, mis on ajuosa, ma ei ütle seda. See ei olegi üldse tähtis. Põhine, et mul on uni ja mul oleks normaalne uni, sügav uni, et ma ei oleks kuskil seal pinna peal kogu aeg. Mis tähendab ka une tasand, et ma ei ole siin delta tasandil. Kui sul on hästi palju näiteks ajuprobleeme oma näiteks ka äris. Sul on äriteemad või mingid küsimused, mul on vaja maksud maksta, mida iganes. Sa oled jälle beta tasandil, jah. No näiteks IE ja praegust, Else on praegust beta tasandil. Ja kohe hakkas pihta, hakkas tulistamine. Nii et, ja et jõuda alfa tasandile, on vaja tegeleda hingamisega. Näiteks eile oli see teema, kui ma ühte inimest mõõtsin, ta ütleb, ta ei suuda sügavalt sisse hingata. Ta jääb nagu hingamine jääb kinni kuskile. See on ka tegelikult ajufunktsiooni küsimus. See ei ole ainult see, et mul on kopsu teema. Ei ole, see on tegelikult minu aju teema samamoodi. See sügavale hingamine, see alfa teema jälle. Et ma hingaksin sisse välja. Ja ma hakkasin rääkima just sellest serotoniinist. Serotoniin on just see, see on rahulolu indeksi tõstmiseks ka. Ma olen rahulik, ma naudin, ma oskan ka selles kiires elutempos leida selle naudiku enda jaoks. Sama fokusseerimine on seotud aju tegevusega. Kui sa ei püsi fookuses, kui sa oled väsinud, näiteks apaatne,
apaatne olek tähendab ka, et su aju ei tööta korralikult. See ei tööta nagu koorelahutaja, on väljend kohe selline, aju töötab nagu koorelahutaja. See tähendab seda, et millest see sõltub veel. No, üks asi on see mindset, meil on vaja lõdvestada. Psühhosomaatiline probleem on enamusel just see suurem osa. Seda võib isegi nimetada, psühhosomaatika on 60%. Et seda psühhosomaatikat mõjutada, et ma lõdvestan, vabastada ka illusioonidest, pesta see aken puhtaks, et ma näeksin korrektselt. Ma näen, mis probleemid, mis teemad on, mitte ei ole illusioonides kogu aeg. Ja kui aju töötab paremini, kui sul see aken on puhas, siis sa oled automaatselt enesekindlam. Kui sa oled enesekindlam, siis sa oled ka rõõmsam. Ja see on jälle see serotoniin. See on minu see jõukeskus. See jõukeskus ei ole kõik kahe kõrva vahel kinni. See on nagu prügimägi mul siin. No ütleme erinevad mõtted, meil on tohutuid mõtteid päevas. No enamus nendest ei realiseeru. Enamus. Ja miks need ei realiseeru? Mul ei ole kontakti oma jõukeskusega. Powerit ei ole. Et kui sa lähed näiteks Robert Sharma seal, kõik jooksevad torni. See on tore tegelikult. Sul ei ole jõudu. Pange nad ette. Pange sinna suurde saali ette. Suure lava peale esinema, sest nad ei suuda seda teha. Neil on jõuallikas on toss. No, neil on toss väljas, et küsimus ei ole see, et sa pead olema mingi mega powerit täis. Aga just see, et sulle ka seda väikest asja, mida sa teed, et seal oleks see jõud olemas. Et see on siin, päiksepõnnik. Et me võime panna kõik need tšakrad siia samamoodi, kirjutada üles seal jõutšakra, kohalolu, siin hetkes ja praegu ei mõtle nüüd, et mis mul on juba neljapäeval, oi nüüd mul on. Tantien, eks. Just. Et see koht ja see on ka hästi palju emotsionaalselt. Keegi ründab siin näiteks, sul peab olema tšükk, lõika läbi. Noh, et seda kasutavad ida need kõik need teraapiad, igasugused, mõtleme kung fu'd või tai chi'd või et see on kõik selle kohaga seotud, et see, aga kui see muutub juba niimoodi laisaks ja miks ta muutub laisaks, meil on maksa teema, mida ma räägin natuke võib-olla mõne kandi pealt ütlevale, aga kui see mõte tuleb, siis ma pean kohe välja rääkima. On see, et näiteks kui sa teed maksapuhastused, siis sul see keskus muutub ka aktiivsemaks. Ma tean enda käest praegu, ma tunnen seda, et kui ma olen hakanud seda maksa teemat nüüd käima ja ma teen 1000 päeva. Ma võtsin eesmärgi 1000 päeva ja ma teen selle. Sest minu jaoks on distsipliin, eesmärk on nii mõnusad asjad. Ja kui sul eesmärk ja distsipliini ei ole ja sa ei suuda rajal püsida, mis tähendab, sul on see keskus ka paigast ära. Sul on see keskus paigast ära, see keskus paigast ära ja kohalolu on ka paigast ära. Sul on kõik need tegelikult paigast ära. Kesknärvisüsteem on paigast ära. Sul visioonid on paigast ära. See, et sul on tähendab, et sa pead olema 2 jalaga maas ja visualiseerima ja see endale selle eesmärgi võtma ja tegema. Et see on nagu tähtis, see on ka joogapraktikates. Ma ei kutsu, et nüüd te peate kõik hakkama joogas käima. Nali naljaks, aga tegelikult need samamoodi meridiaanid kõik on seotud ajuga. Kõik need on, su kesknärvisüsteem, mis on, seda nüüd kutsutakse valitseja meridiaaniks. See on võib-olla Ratase või ma ei tea kelle, Savisaare meridiaan või. Et sul tuleb seljakanali kõrvalt, see hakkab, tähendab siia ja siit läheb alt ülesse ja lõpeb siia. Seal on paihui ja mingi tuimai. Kaimai. Ja karvamai. Et paihui ja tuimai. Vaata, kui see tuimai ja paihui ei tööta, see paihui punkt on siin üleval tegelikult. Paihui ei tööta, siis see on ka kroonchakra. See kõlab natuke ropult võib-olla mõnes keeles, aga vahet ei ole. Et see paihui chakra on tegelikult pea peal seismisel näiteks, aga ma ei saa inimestele soovitada. Seepärast, et kui tal on kaen väga nõrk, siis me ei saa teha seda. Seal tekib juba kurguteemad. Et seal tekivad muud, me surume kokku. Nii et see meridiaanide süsteem on samamoodi, et see energia tõuseb, siit liigub. Neid on vaja kogu aeg, seljakanal. Meil on vaja seljaga, et see samamoodi selg, kui sa lendad näiteks pikad maad või kui sa oled ka bussis. Eile oli meil selline tund oli just seal Soomes, harjajooga. Ja siis, et sa teed sinna harjajooga või see koristuse vahele kuskil seljaharjutusi. See on see, et mul aju ja selg on ühenduses. Et ma liigutaksin, sest enamusel jäigastub see. Miks see jäigastub? Sellepärast meil on bakterid, seened, viirused, need söövad vedelikku ära ja mis järgi jääb
sealt tekivad artroosid, liigese teemad. nii et seal on kompleks need asjad, et see aju ei ole omaette ainult. see on lihtsalt üks suur meie energiakeskuse osa. aga just see, et kuidas see energia tööle panna kogu selles tervikus. et seda tervikut hakata õppima nägema, ja see on ka see visioonid, nägemused on samamoodi aju. kus on meil nägemise keskus ajus? no tegelikult on nad siin. nii et kui koputada näiteks neid, siis võib-olla hakkad natukene juba paremini nägema. aga või hõõruda näiteks neid kohti, koputada neid kohti, sest need keskused ja need lähevad risti. tegelikult see parem või see vasaku silma oma on paremas ja vasaku või tähendab parema silma oma on vasakus. nii et nad lähevad risti. samamoodi on nagu ristikäed, muidu me kõnniksime niimoodi. mida ma olen ise õppinud ka, kuidas leida endale parimad äripartnerid. mis te arvate? see on väga lihtne, kutsun nad tantsuõhtule. kutsun nad tantsuõhtule või näiteks isegi nad võivad ju olla kummutid. aga siis ei paista välja. aga küsimus on see, et muidu mees juhib ära ta või noh, veab ta kuskile, petab ära, siis ei saa aru, kas ta, aga see on ka järgneva, see tegelikult on ka väga hea, kui palju, see on ka ajufunktsioon, kui hästi ma suudan järgneda talle, kui ka see on ajufunktsioon, kui hästi ma suudan juhtida. Need on tõelised ärihaid, kes suudavad tantsida. nii et tegelikult on see mitte niisama tead kekutada, jah, aga see, et ta suudab koordineerida. siis tantsu ajal ju töötab 2 ajupoolt. just, et ta on loov ja ta on ka ratsionaalne, ta on kogu aeg selekteerib välja. no ma olen ise vaadanud inimesed, kes on, noh, siin me tegime, mäletad, kui rallis ma tulin ka ükskord, panime muusika peale, hakkasime tantsima. noh, tegime samme, üks samm ette või teine ja siis on taha, tal on juba ammu koordinatsioon sassis. teeme siia ja teeme sinna. oi issand, tal on niimoodi, ta kukkus välja. sest minu jaoks ta ei ole, noh, sa võid väga lihtsate sammud, näiteks kui ma teen isegi samm küljele ja juurde, siis tema hakkab niimoodi tegema. ei, ärge pange pahaks või noh, selles mõttes, et aga tegelikult seal on teema. see ei ole see. Polegi seda, ei oskagi. laseme vabaks, mindset ja grifoonia, pärast tulevad sammud väga hästi välja. ei, minul tulevad sammud jah, hästi välja. just, tegelikult ma ei taha kedagi tögada, aga see on ajufunktsioon. see on ajufunktsioon, kui inimene ei oska koordineerida, muidugi ta ei pea olema kraatsiana selles mõttes, et kraatsiline, see on ka hea vaadata, kuidas ta oskab. aga just see, et kui ta ei oska koordineerida. koordineerimine on ka tegelikult kohalolu. et mida rohkem sa suudad kohal olla. no näiteks koordinatsioon on ka tegelikult need asjad, mis on tegelikult väga head harjutused, mida hiinlastelt õppida või õppisin. on see, et just teha neid ajule, näiteks ka need lihtsad harjutused, mis on tegelikult ajufunktsioonide, noh, kõik on need ajuga seotud sõrmed. samamoodi varbad. samamoodi, kui see teete kodus, võtate näiteks selle mopi vare, täna hommikul tegin just sellise harjutuse, võtate sealt mopi otsast, istute ja siis jalad alla ka hõõrute neid istudes. see on väga hea, sellepärast et see äratab ka neid punkte. samamoodi on varbad seotud ajuga, suur varvas on seotud ajuga. masseerige suurt varvast või masseerige näiteks ka pöialt. pöidlad püsti ja eest taha, see on ka kopsumeridiaan, aga see on ka pea. nii et pöia, nii et kõik need harjutused on väga head, sõrmede masseerimine on ka väga hea ajufunktsioonide lõdvestuseks. et see ei ole see, et võtke aga purgist, kõik laheneb, ei lahene. küsimus on see, meil on vaja ka liikumist, meil on vaja ka toitumist. tegelikult on ka seal purkides ongi toit. kuidas luua uusi ajuühendusi, mida me peaksime kasutama? üks minu lemmikutest on tauriin. teate, miks on? mille poolest see tauriini hea? millal see veel on? no magus ei saa, aga siin oli teema on silmavõrkkest näiteks. silmavõrkkestale on tauriin väga hea. tauriin on südamekeskusele väga hea. just kui on näiteks südame arütmiad, väga hea. see on südame ja samamoodi tauriin on lihaskonnale väga hea, kellel on diabeediprobleemid. tauriin. siis sinna juurde, mille poolest, miks on letsitiin vajalik? miks me võtame letsitiini? miks siia võtab letsitiini?
Raku kestal. Raku kestal on ta vajalik. Maksal on vaja. Ajule just. Kõik, kus on iin sees, mitte viin ja. Viin on ka ajule ju. Viin on ka, tulivesi on väga hea. Võtad natuke palju, siis on täitsa lääpakil. Ja. Aga just see, et letsitiin, tauriin, see on ka närvikavale väga vajalik. Närvikavale, see on, ma nimetaks seda isegi, ta teeb, meil on elektrijuhtmed. Jätke meelde, meil on elektrijuhtmed, kuskil ripuvad või midagi. Meil on vaja need isoleeriga, ütleme, üle käia. See tähendabki seda, et letsitiin mõjutab seda just, et see käiks nagu isoleeriga üle need närvi või need elektrijuhtmed. Hea meelde jätta lihtsalt letsitiin. Ja paljud muidugi kardavad seda soja, aga siin on GMP märgistus. Mida see GMP märgistus tähendab? Lihtsalt käin neid teemasid läbi. GMP märgistus, mida see tähendab? Hea tootmistava. Kuidas? Bastonski hea tootmistava. Just, Bastonski just. Ja see on ka see, et see on inglise keeles nagu good manufactured product. Mõni mõtleb, et kas see on nüüd geneetiliselt muundatud produkt. Ei ole. Eesti keeles on hea tootmistava järgi tehtud toode. Mis see tähendab? See tähendab seda, et seda toorainet on kontrollitud. Ja see, kui see tooreaine kuskilt tuleb, nad kontrollivad iga partii lõppu peab olema see märgistatud. Rahvusvaheliselt tunnustatud toode. Just. Jah, aga see otsetõlge on see mitte geneetiliselt, vaid good manufacture product. Et see on hea tootmistava järgi. Ja see on rahvusvaheliselt tunnustatud märk. Kuigi Venemaal on natuke teised märgid veel. Aga süsteemid on erinevad. Ja see ongi tähendab, et ka see, et see sojabaasil on kontrollitud, et see ei ole geneetiliselt muundatud. Nii et jätke meelde. Et paljudel on hirm, ma tean. Ja seda hirmu tuleb ka inimestel miks maha võtta. Et see ei ole geneetiliselt muundatud soja toode. Kui on kasutatud geneetiliselt muundatud soja, siis peab olema peal märk, et see on GMO. Just GMO. Ei ole GMO, siis ta on... Sest kui nad eksivad selle vastu, siis see firma võib ennast korstnasse kirjutada. Sest see on niisugused trahvid, et neil kaob üldse elu ei suu edasi liikuda. Ja jälgige ka Eesti firmasid või mida iganes, kui te poodi lähete. Vaadake, kas nendel on sellised märgid peal. Vaadake näiteks, kui te lähete ka nendesse loodustoodete poodidesse. Küsige, kas seal on GMP märgistus peal. Väga paljudel toodetel ei ole seda. See tähendab seda, kus see toore tuleb. Hiinast pakendavad kuskil siin laborites, aga seal ei ole ka kontrolli. Et see, mitte, et see toode võib isegi kohalt mõni toode on kindlasti hea, ma ei ütle. Aga just see märgistus garanteerib tegelikult meil just selle toote kvaliteedi. Ja see ongi, Koralliklubi on ju 20-aastane firma, ta ei saa lubada mingisugused seda, et äkki läheb läbi, äkki ei tule välja või mida iganes. Meil on, see on globaalne firma ja kui ta eksib selle suhtes, siis on ikka väga jama. Nii et mina usaldan seda täiesti. Ma usun, et teie ka, meil on seal päris palju vaatajaid. Aga räägime, ma tahtsin jõuda sinna, et on veel karnitiin, jälle üks siin. Karnitiin, millele veel on hea? Ajuleja ja karnitiin on hea kaalu langetamisel. Rasvapõletaja. Ja need püha kolm ainsus, jah. Letsitiin, tauriin, karnitiin, minu 3 sõpra aitavad luua uusi ajuühendusi. Tähendab, et ta loob nagu, aktiviseerib erinevaid valdkondi. Kui sul on näiteks loovuse puudus. Samamoodi, kui sul on dopamiini puudus. Dopamiin, serotoniin, mida need aitavad teha, on see, et ta võtab dopamiin, serotoniin aitab ka seda, et teil oleks motivatsiooni.
kõik otsivad kuskilt, noh, praegust me otsime ka suursündmustel on, see on see teine, see on energia, see tõstab inimese teadvust, tahet, noh, ütleme sellist. aga kui sinu sisemine motivatsioon ei tööta, miks ma üldse teen, kuhu ma liigun, mida ma tahan saavutada. kui seda ei ole, siis need samad teemad aju. Dopamiin, serotoniin ei ole, järelikult teie soolestik ei tööta. kui teie soolestik hakkab palju tõhusamalt tööle, 95% läbi vaagusnärvi jõuab ülesse, ka need tšakrakeskused peavad töötama. ka see seljaaju peab töötama. nii et selles mõttes te peate kindlasti lähtuma mitte ainult selle, et võtan pakis seda, aga tegema ka sinna harjutuse juurde. ja see teadlikkus, teadvus ja teadlikkus samamoodi, miks ma midagi teen, on seotud ajuga. nii et need asjad on loovad nagu sellise suure pildi. nii, võtame samamoodi, mis on ajule veel vajalik, et neid kõiki korraga ei pea võtma. aga vitamiin E ja ginkgo biloba on näiteks väga hea ajule. ja enne hakkasime rääkima ka oomega 3. Oomega 3, mis on just ka kooliõpilastele, kui teil on näiteks õppimisega teemad. näiteks igasuguse, mitte ainult koolis õppimisega, vaid üldse õppimisega. uue keele õppimine, uue informatsiooni omandamine, uue informatsiooni läbilaskmine samamoodi on seotud tegelikult meie nii ajuga, aga ka soolestikuga. kui me ei suuda seda informatsiooni läbi lasta, teate, mis on näiteks kui on peensool ja jämesool ei tööta hästi, siis inimene, kui ma näen seda seal energiapildi pealt või seal kvantresonantsiga, siis ma näen, et tal on ka probleem eraldada oluline ebaolulisest. tal on kõik puderikapsad. eristamise terav mõõt on müri. jah, kett on maas. ma nimetan vahest on, kui kõht on näiteks lahti või noh, ütleme, seal on need bakterid ei ole tasakaalus, pideval on pasandus ja noh, ega väga hea, las ta pasandab. aga just see, et tal on nagu see junni lõikajal on kett maas. rikkis jah, et tal ei käi see ratas, nii et junni lõikajal on kett maas, kogu aeg pasandab. see tähendab seda, et aga tal on ka see teema just see, et seal ongi see leaky gut, see läbilaskva soole sündroom, bakterid ei ole tasakaalus ja samamoodi ei ole meie ajus tasakaalus. Need on täpselt sealt läbi vaagusnärvi. isegi kui teil see probleem on, hingake rahulikult sisse, hingake välja, me saame just aga me diagnoosi ikkagi ei pane. juba pandi tegelikult. aga küsimus on see, et me saame hakata endaga tegelema. see on protsess, see ei ole nii, et ma teen ühe kuuri või ühe purgi ära ja kõik on paigas, kõik on korras. aga ma näen seda massaažis, kus on tõesti inimestel on väga tõsised probleemid. ütleme ka see maksa teema, maks, kuidas mõjutab aju. maks mõjutab tegelikult meie ajuga seda, et meil ei ole visioone. see ei ole ainult nägemine füüsilisel tasandil, see on nägemine emotsionaalselt, mentaalselt, see on nägemine laias spektris. ja sellepärast ma nimetan ka seda paketti, et parandada oma silmanägemist. parandada just see tauriin, oomegat, võtke see visipraimium, seal on kõik need asjad sees ju. ma mäletan, kas seal tauriini oli, aga oomegad on kõik seal sees. ja rosmariin või mingi salve või mingid teemad olid seal. aga võtke neid pakette, seda võib ka aastas 2-3 korda teha, kui teil on mingi teema. aga alustage soolestikust, alustage vesi, detox, parasiidikuurid, sest parasiidid mõjutavad ka meie aju. Nad lähevad sinna aju ollusesse ajukäärude vahele. Neid õudusfilme on kuhjaga, mis on just see, et kuidas parasiidid hakkavad teid juhtima. ja parasiidid juhivadki tegelikult meid ka emotsionaalselt tasandil. kuidas parasiitlikud energiat sõidavad meile sisse. et kus on meie kaitse. samamoodi ajuteemad ja näiteks koralliklubis on päris palju ajudele suunatud asju. näiteks neutroonik jah. jälle, et kuidas seda mobiili, ütleme elektromagneetilist kiirgust ja neid vähendada. et maksast ma hakkasin rääkima just see teema, et maks on meie mänedžer. aju üksinda ei tööta.
ta võib mingi aeg teeb oma tööd kindlasti ja on sellisel auto, see on nagu lennukiga autopiloodi peal sõidab edasi. aga just see, et mul on maksa, jagab ka neid kogemusi ja käsklusi, tal on see, et ta neid funktsioone on üle 2000 ja otsustusvõime on seotud SAP-iga. SAP ja maks. Maks on planeerija, aja kasutamine. Visioon, aja kasutamine sõltub maksast. Nii emotsionaalselt, mentaalselt kui füüsilisel tasandil. Nii et need on jälle, et kuidas maksa puhastuste ja nende kaudu mõjutada ka tegelikult oma aju teemasid. Samamoodi on näiteks põrnpankres. Põrnpankres on tegelikult idafilosoofia seotud millega? Transpordisüsteem. Kui hästi ma enda elus oskan suunata, kuidas ma lahendan olukordi, kuidas ma liigun edasi, liikumine, kohale jõudmine. Et see kõik on seotud ja rahuloluindeks samamoodi. Rahulolu on see serotoniin, aga rahulolu on ka seotud just selle põrn ja pankreas ensüümid, kui palju sul on oma kehapõhiseid ensüüme. Kehapõhised ensüümid tähendavad ka seda, ka maksas on omad ensüümid. Kui te olete näiteks seda meditsiinimeediumit nüüd, see on hästi mõnus raamat. Nii et see, kuidas neid just seda maksaga puhastada, toetada, näiteks seda sama meditsiinimeediumi selleri mahlaga. Et see on ka, et selle kobarsoolad, kui sa teed mahla, mitte smuutit. Ma olen ka teinud smuutit, õunu sisse pannud, kurke, kõik võib teha. Aga kui sa tahad ravi eesmärgil, siis puhas mahl. Pressid või teed blendris läbi, lased läbi sõela ja jood. Ja siis sellest võid teha, ma ei tea, võid ära ka visata, selle paksu. Ja mis ta teeb? See tähendab selle kobarsoolad, selle mahla kobarsoolad ületavad ajubarjääri. See ületab ajubarjääri ja mis tähendab ka seda, et ta kõik, mis meil on näiteks paljudel inimestel on ka sellised, ütleme, et uimane, apaatia, nagu siiludus, jah. Kui sa oledki siiludus, siis see tähendab seda, et nüüd on vaja selleri mahlaka töö oma. Ma tegelikult tunnen ise ennast hoopis teissugune. Noh, kui ma olen nüüd, ma ei oska öelda, kas ma olen joonud 1,5 kuud. Selleri. Kuidas? Jah, vahest panen isegi rohkem. Ma hommikul alustan tegelikult ikkagi koralliveega, korallivesi ja sinna juurde võtan H500, jah. H500, korallivesi, miks ma neid teen? Ja nüüd ma võtan ka niimoodi, et ma võtan näiteks sellerimahla või mitte maha, võtan need sellerivarred ja panen nad lihtsalt suurde kannu püsti. Kallan vee peale ja siis ma võtan 2 kotikest koralmaini. 2 kotikest koralmaini, teen lahti ja valan sinna selleritele peale. Või no sinna vette. Ja lasen neil pool tunnikest olla. Miks ma seda teen? Noh, arvake. Toksiinid võtad välja. Just, toksiinid. Kaasamõtlemine on ka ajufunktsioon. Nii et kui ei jõua kaasa mõelda neid teemasid, see kõik, see on aktiivse ajufunktsioon. Nii et see on, miks ma räägin, ma ei taha pögada, aga see on lihtsalt, et pöörata tähelepanu. Muidu nagu aeglane ja tuhm on ju. Tuhm, see on ka see brain fog, noh see udu. Me udutame kogu aeg, kuigi väljas on ka mõnus ududa, et mulle meeldib see novembri ilm on tegelikult väga lahe. Sest mul on endal sees seda päikest ja seda energiat nii palju. Mul on kama, mitte kama 2, ma ei pööranud selle tähelepanu. Kui sa tahad. Näidata. Näidata. Ma räägin selle lõpuni ja siis on just see, et ma panen sinna ja just seda koralliliiva sisse sinna sellerile ja ta tegelikult neutraliseerib just need toksiinid sealt kätte. Pärast hakin need kokku või lahti ja panen sinna sellesse blendrisse. Nii et ja lasen tal paar minutit või ütleme minut aega, seda väga palju ei pea ka laskma ja siis läbi sõela lasen, et saada sealt see vedelik kätte. Seal on väga palju, ta toetab ka meie neeruenergiat, sest väga palju, mis on neeruenergia? Meil korallis on ka väga palju tooted, mis on ka neerudele, ütleme seesama vesi, korallivesi pluss H500. Võtke näiteks ka sealt just medikaalmeediumi sellest variandist see seller, see on neerupealsetele väga hea. See on ka näiteks üldse neerudele.
et see tähendab, et neerudes on meil nii palju hirme ja me kardame edasi liikuda. et see on ka neerude üks osa, mis mõjutab samamoodi aju. suguorganid samamoodi mõjutavad aju. et need noh, mehed mõtlevad ikka munadega ja natuke ülemise poolega ka. nii ja naa, eks. ja see, need teemad on kõik, see on kõik läbi vaagusnärvi. et see ei ole nii. nii, ma näitan siit natukene seda paketti. siin on väga mõnusalt toodud välja see, ütleme see 10, 10 ja 10 päeva. nii et kui lähete reisile näiteks kuskile Tenerifele või sõidate kuhu iganes 10 päevaks, võtategi sellise väikse pakisse kaasa. see on ideaalne võimalus näiteks reisil tarbida neid asju. siis tavaliselt on, kujutage ette, te lähete nüüd selle 3 sõbraga või sõbrannaga. noh, et ma tahan uusi ajuühendusi luua, ma võtan need kaasa. nüüd ma võtan H500 kaasa, siis ma võtan Omega 3 kaasa, siis ma võtan veel Mindseti kaasa. see kõike on vaja ju natukene. ja Grifooniat ka võib-olla seal tollis keegi natukene mind puistab, noh näiteks seal kuskil. siis mul on vaja Grifooniat kindlasti võtta. noh, ja kujutage ette, et mu kohver on neid täis. ja paljud küsivad, et kas ma neid käsipagasisse võin võtta. võin küll. ma olen lennanud niimoodi, kus mul ongi, kott ongi ainult purke täis. issand, vaatad, et haige inimene. täitsa haige jah. no lonkab ja käib seal jalad sisse. parem on lasta koos ravimitega kui ilma. aga nüüd vaadake, kui vähe on kaasa vaja reisile võtta. ainult see pakk või teine. siin on ütleme korallivesi, siin on Omega 3, Mindset, siin on tauriin, korallmagneesium, et aju on vaja ka lõdvestada, et ajuvabadust saavutada ja spiruliina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 asja. ja siin on ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, no natuke rohkem. aga põhimõtteliselt on väikses pakis, väikses ridikülis. Te võite ka teatrisse minna, Estonia teatrisse näiteks, võtate selle, näiteks baleriin on natukene mossis seal lava peal või lähete, saadate baleriinile sinna lilledega koos näiteks Grifooniat. et teie etendus järgmine kord veel säraks. nii et andke talle baleriinile, saatke väike kapsel näiteks Grifooniaga, las ta panebki enne etendust keele alla või Mindset. kasutage, see on loovus. see on olemas siin. see on olemas jah. see pakk. ja, aga see on kõik selle sees. see on kõik selle sees. selle sees on 3 näitajat ja ilus see õpetus on ka kaasas. just, see on kõik eestikeelne. see see on 57. 53 kopikatega. 57 minu meelest oli. 57, 56 millegiga ja ma ühele saatsin just seda ja siis tuli kokku saatekuluga oli noh 60. järgmine komplekt. jälle 10 päeva. number 2 ja midagi ei ole sassis. 56, 52. nüüd on 57. järgmine komplekt, samamoodi magneesium. korral Mindset. no seal Mindset oli just see pulk, mida ma enne näitasin. kui ta väga stressiv selline, siis on tauriin, nagu see oli just ajuühenduste loomine. ja silmavõrkestele Omegad. kui lähete keelekursusele näiteks, seda kõike on vaja. et võtategi keelekursus koos sellise mentalpaketiga. kasutage võimalust näiteks keeleõpingute juurde. ma andsin praegu teile äriidee. äriidee, keeltekool, Hispaania, arigato gozaimasu, ni hao. ja enne kätte ei saa, annad väikse kapsi, ni hao ja siis paned sinna juurde. no ja põhimõtteliselt sama, natuke väike variatsioon, sest siin on spiruliinat natuke rohkem. kolmandas on lisaks karnitiin. jah, sest spiruliina, mille poolest spiruliina on nagu väga hea ajule ja üldse chlorella ja spiruliina medical mediumi järgi ka. siin on ju tohutult palju neid mineraalaineid, vitamiini, mineraalained, seal on ka kasulikud need rasvhapped. anna siia, ma panen kokku. nii et kasutage, kui te hakkate kasvõi see ärikoolitusel või olgu see mingi muu koolitus. võtke
teil informatsioon omastub palju paremini. kui te ei suuda mälu, on lühiajaline mälu, on pikaajaline mälu, siis on mingi limbiline või ma ei mäleta, mingi limbiline mälu. jah, timbu-limbu mälu, jah, timbu-limbu mälu on seotud meil emotsioonidega, ma nimetan uueks mäluks, on meil timbu-limbu mälu, nii et. ja see loovus on just see, et. kolmas põhimõtteliselt sama. siin on see karnitiin. nii et väga hea pakett ja kui sa hakkad niimoodi neid 8 purki, jagage ära 56, ütleme 56-8-ga. me saame tegelikult väga hea sellise koosluse. mina võin oma kogemusest rääkida, et üks ja sama inimene, üks ja sama töö ja täiesti, kui ma ei võta lisaks neid ajutoitu nii-öelda, siis täiesti mul ei ole ideid, mul ei ole seda jõudu, mul ei ole seda kontsentratsiooni, ma ei suuda olla fookuses. Ehk see annab ja kui ajul on teravus, siis ta annab seda elurõõmu ja enesekindlust kohe juurde. Nii et mul on täielikult sellega seos olemas, kogemus olemas, et ta tõesti toimib väga kiiresti. Esimese päevaga juba tunneb, et töötab. Aitäh. Kuidas, kas keegi on veel võtnud seda ajuprogrammi? Iia on võtnud. Ja kuidas sinul resultaadid? Nii. Suuri muutusi. Ja suuri muutusi. Ja kogu aeg teete tarvitsema, muidu ei saa üks olla. Ei, ma saan olla, aga see kvaliteeti ta ikkagi parandab, oluliselt parandab. Sest ärge suhtuge nendesse asjadesse kui ravimitesse. Ärge suhtuge, sest me üsna tihti mul oli eilegi jälle üks juhus, et üks proua võttis endale selle, korralmaini. Kujutage ette. Näite mulle uuesti. Sellepärast, et tänapäeva toidust, ega sa ei saa nii palju seda ajutoitu. Selle tõmbise teema. Sest seda sama. Kujutage ette. Inimene ostis minu käest, kas oli aprillikuus. Ostis 3 pakki korralmaini. Aprillikuus. Aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november. Raseduse lõpp peaks juba olema. Juba peaks hakkama sünnitama. Ega see sünnitus üle on see. Ka ideede sünnitus. Realiseerimine. Mida te ootate, noh? Selles mõttes küsimus ongi see, et me teeme ja loodame, et 1 kuuga me saame muutuse. Me saame kindlasti mingi muutuse. Aga see märgatav muutus tuleb pikemas protsessis. See tähendab ka seda näiteks, mina hakkasin võtma ka, ma hakkasin 100 päeva võtma näiteks korralmain, H500, hüdraseel ja tegin 100 päeva. Mitte ühtegi päeva jätnud vahele. Nüüd ma olen kasutanud, alati ei võta seda hüdraseeli. Aga H500, jumala, iga päev. Mõni päev võtan natuke vähem, aga üldiselt 3-6 kapslit päevas. Üldiselt 3-6. Vahest võtan ka sinna juurde isegi mikrohüdriini. Mitte korraga, aga sinna kuskile vahele. Miks ma seda teen ja miks ma seda räägin? Sest samamoodi see ei ole mingi narkootikum, mida ma võtan 1 paki ja kui hea on olla. See tähendab, et see on pikemaajaline protsess, mis on vaja just, et need veenäitajad, mis on pH, redokspotentsiaal, et veel oleks miinus- ja plusslaengud on olemas. Et just seal oleks veel miinuslaeng, et neutraliseerida ära vabad radikaalid. Mis on vabad radikaalid? Vabad radikaalid röövivad päisepäeva ajal meie energiat. Kui meie energia on kadunud, siis teil ei ole ka midagi pakkuda. Kui teil ei ole, ja samamoodi on selle ajuga, kui teil aju ei tööta ja te lähete kliendi juurde või te lähete koolitusele midagi tegema ja teie energiatase on madal, siis inimene ütleb kohe, et oi, mina ei usu ja ma ei saagi aru. Ja inimesed ütlevadki mulle ka, kus sa selle energia võtad? Sõna otseses mõttes võtan purgist. Võtangi purgist. Ma vaatasin Dalai Laamast oli saade. Ja siis Dalai Laamal oli pool lauda oli täis toidulisand. Jaapanis ja Hiinas ja Tiibetis, nende jaoks on see taimede teema juba nii, Ajurveda. Jah, ammusest ajast.
ja meile nagu assotsieerub see mingite tablettide ja rohtudena, mida me võtame mingi perioodiliselt, aga kuna toit on tänapäeval nagu nii tühi, et siis inimesed söövad läbi aegade, ütleme, kõige suuremaid koguseid, aga on näljas rohkem kui kunagi varem, see tähendab, et rakk on näljas, ta ei saa kätte toitaineid. Ja siis meil võimalik kas mingisugust ökotooteid ehk siis ka toortoitu ja väga tegeleda siis selle toitlustamisega, enda toitlustamisega, kui meil selleks aega ei ole, siis me võtame seda kontsentreeritud toitu purgist. Sest ma ise propageerin ka hästi palju mitte ainult seda poolt, vaid propageerin ka tegelikult seda poolt, et me kasutaksime tõesti, teeme smoothisid või teeme näiteks seda, et see on elav toit. No ütleme, et kasutamegi näiteks sellerid või mida iganes, panete blendrisse või teete elavat toitu. Mitte see, kui ma lähen näiteks siin kõrval, ütleme restorani, ütleme, kui teda on keedetud, kõik need juurikad on läbi keedetud või kus iganes. See on kõik ära töötatud, seal ensüümid on ju olematud. Et see on, et ma kasutaksin just neid ensüüme, milleks mul, ja siis ma võtan ka neid assimilaatoreid või midagi juurde. Milleks mul seda on vaja? Mul on vaja selleks, et lõhustada ära ka mitte ainult toitained, vaid ka jääkained. Sest jääkained ummistavad teie kanalisatsioonivalitsuse ehk lümfisüsteemi. Ja kui lümfisüsteem on umbes, siis on ka vereteemad. Samamoodi aju ei tööta. Lihased on üles pinges. Oi, masseeri mind. Mida ma siin masseerin, sa joo piisavalt vett, sul on üle pinged. Mul käis Soomes üks klient. Ütlesingi, et järgmine kord ma küsin topelthinna. Kui sa vett jooma ei hakka, küsin topelthinna. On see, et kui me tahame resultaati, siis me peame looma ka seda lisaväärtust. Seda enam ei tulegi siin. Aga ma ei karda. Ja näiteks ka ma ütlen, näiteks ma kasutan ka selliseid variante, kus soomlane keegi ei tulemata. Ja siis ta, ma unustasin ära. Maksa kinni. Aga mis mina teen? Sa ütled, et siis ei tule. Maksab kinni, aga mina annan talle ajuprogrammi. Tegelikult ma saan, otsest massaaži ei saa. Aga mulle maksab firma 25% niikuinii juba sellest. Nüüd ma annan talle ajuprogrammi, et ta ei unustaks oma mälus neid asju ära. Vahest ikka unustame, mina unustan ka vahest ära. Aga just see, et anda juba uus see on jälle hirm, et siis ta ei tule. Täiesti loobunud näiteks vabalt. Soomes on 4,5 miljonit inimest. Ma jõua 10 elu ka läbi neid masseerida. Või mida iganes, või Eestis on neid. Me jääme nagu nendesse piiridesse. Ja see on ka mälu funktsioon. Kui julgelt sa tuled nendest raamidest välja. Ja tegelikult vaata massöörina ka see vastutus on ju, et kui sa selle massaažiga lükkad inimesed need mürgid liikuma ja tegelikult ei tee talle selgeks seda, et ta peab jooma vett, et need välja kõik tuleksid ja muudkui aga masseerid ja masseerid ja masseerid, inimesed lähevad ära massaažist ja jäävad ju haigeks. Sellepärast, et ei joonud vett, et sa võidki seda ju niimoodi kehtestada. Sa tegelikult ütled ju tõde talle. Ja tõde on alati valus kuulata. Üsna tihti me ei taha seda kuulata. Me tahame, et ilustame leebelt, pehmelt. Aga need asjad ei tööta pehmelt. Ütleme step by step küll, et me ei saa teha nagu näiteks ka Medical Medium ütleb, et me ei pea tegema näiteks neid dieete, mis on väga rasvarikkad dieedid või Stockholmi dieet, ta ei nimeta seal. Aga need paljud dieedid ei tööta. Ta ütleme, teatud maani töötab. Ma ei ütle, et ükski asi on must ja on valge. Aga just see, et ta ei soovita näiteks neid ka dieete, et ta soovitab just neid, et meil on vaja glükoosi. Glükoos, aju vajab glükoosi. Sest kui sul ei ole glükoosi, siis sul ei ole ka energiat. See on samamoodi Olga Putakova loengutes, mis on jäänud ülesse. Või see, et meil on vaja glükoosi teemat kindlasti. Et glükoos, kus on puuviljades. Kui meil ei ole korralikult puuvilju, mida me saame puu otsast, aga seda meil ei ole enam, siis meil on vaja kuskilt saada seda glükoosi. Kas võtame tatlid? Et väga hea. Tatlid ravivad ka meie sooleseinu. Et sama nende asjade juurde luua ka, täiendada neid asju. Sest ei ole ühtegi firmat, mis oleks 100% kõik ainult siia. Just see, et loote siia kooslusi, mängite. Et see on ka mäng, see, et see muutumise mäng. See muutumise mäng on ka minu jaoks, et see mänguline loovuspool ja käime uue. Põhimõtteliselt, mis ta kõik see Medical
mis te soovitate, on meil korralikult olemas. Ja on veel rohkem olemas, milleni tema võib-olla seal ei ole veel. Vaikselt tuleb see informatsioon. Noh, Medical Mediumil samamoodi, mis on liposoomsed vitamiinid. Kõik need asjad, T3 liposoomne kurkumiin, liposoomne C-vitamiin. Kõik maksale väga vajalikud. Samamoodi aju, seasonal, mis need on, need ülemineku perioodid vaata looduses. Liposoomsed läheb kohe otse veebele. Liposoomsed on vaata see, et ta läheb just sinna rakkudesse. No ikkagi vereringe ka. No ta on enam-vähem mingi sellise efektiga nagu veeni süstima. Ja, see on vaata see, et liposoomne fosfolipiidne kera. Ja see vitamiin on seal fosfolipiidse kera sees ja kuna meie rakumembraan on ka fosfolipiidne. See tähendab seda, et ta ületab selle barjääri või selle takistuse kiiremini. Samamoodi on see sama letsitiiv. Kui me tarbime letsitiivi rohkem, siis see tähendab seda, et rakkudesse viia, tähendab rakumembraan on palju, noh, ütleme see, et ta laseb paremini läbi. Ma tean, et nano läheb otse verega, siis see ka läheb. Ja. Nii et väga hea asi on see, näiteks ka, mida võiks soovitada ka sportlastele. Seda võiks soovitada näiteks seda programmi just tõesti, kes tahavad mingit projekte kirjutada. Projektikirjutajaid on palju. Seda võib valitsusest kuni sinna lüpsekeelideni, vastupidi. Et inimesel oleks rohkem energiat. See tähendab seda, et kui meil on ka rohkem energiat, siis me tõmbame ka ligi. Kui me oleme energiast tühjad, siis meil ei ole mitte midagi pakkuda. See on külgetõmbeseadus. No annab elu rõõmu. Kui su elu kvaliteet paraneb, siis tuleb ka elu rõõmu. Ideed, funktsioon, tähendab, et teil on idee, et hakata nüüd seda ellu viima. Tuli idee, hakkan liikuma selles suunas. Aga mis takistab mul edasi viimine? Ma olen nii väsinud, nüüd ma lähen küll koju krõpa voodisse ja nüüd mingi muu asi tuleb vahele. Ja nii käib päevast päeva. Selles mõttes, et ei toimu muutus. Me läheme ühest mugavustsoonist teise. Ja see ongi, miks meil asjad ei õnnestu. Et see ei pea olema äris ainult. See on lihtsalt ka isiklikus teemas. Just see, et ka töö, lähed hommiku kella 8 või 9 lähed tööle, tuled tagasi ja oled kohe, sa oled nii nagu läbi tõmmatud. Zombi. Ja sul ei ole energiat jagada. Ja ma täitsa mõistan selle. Aga see ongi, et sa tuled sellest energiasüsteemist välja, siis meil on vaja energiasüsteemist välja anda rakkudele uut energiat. Kus on veel, ütleme näiteks, mida tavainimesed näiteks, et aju töötaks, on väga hea, mis on need pähklid, vaata, mis on need nagu aju? Kreeka pähkel. Pekaani või Pekaani on ka väga hea. Just, pekaani pähkel on väga hea, aga pähklite ja nendega peab olema ettevaatlik. Ütleme see küll, aga pähklite ja mandlitega miks peab olema ettevaatlik? Hütiinhapped sinna. Just. Hütiinhappeid. Et see on vaja need happed, vaat, mis on kahjulikud happed, et tuleb vette panna, leotada näiteks öö ja pesta hommikul ära. Et kindlasti see on väga hea ja ta avab ka tegelikult neid mandlid ja neid pähklid paremini, et ensüümid. Ensüümid jah, sest ta vaata nagu nii-öelda nagu seemed on lukustunud kujul on need ensüümid. See elu on seal nagu tardunud jah. Ja see vesi äratab ta jälle ellu. Ja kui näiteks minu enda kogemus on hästi palju siin pähkleid. Esiteks teevad paksuks kui mitte liotatud pähkleid. Ja teiseks ta tõesti võtab kuidagi neid fermente vähemaks. Ja ta ei anna mineraale, ta ei anna neid magneesiumid. Aga ta annab jälle vaata neid, ütleme kui sinna need panna proteiinilõhustajad ja need juurde, proteiine ja kõiki neid asju ja kasulikke rasvhapped, omegasid ja neid samamoodi. Et pähklid, aga siis on ju vaata, mis paljud ju tahavad šokolaadi, tume šokolaad. Pipraga. Nii et aga seal on väiksed muud ohud ka juures alati, iga need asjad on nagu pluss ja miinus. Et alati üsna tihti on see, et inimene jääb, see unustab sinna šokolaadi juurde ennast. Või siis või mingit, ma teen endas käest, kui kommipaki, ma räägin oma kogemust lapsepõlvest. 6-aastasena pidin naabripoisile sünnipäevale minema. Ja Tiit oli ta nimi. Ja siis
ema tõi need kommid koju ja pidi õhtul ma pidin ju sinna sünnipäevale minema. 2 kommi jäi järgi. Läksin endale üks tiidu. nii head kommid olid. Aga ma pistsin nahka. Mis siis sai? Midagi, ma visin need 2 kommi. Mis ma hullult, ma ei saanud uusi komme ma olin kõik ära pistnud. Tead, need olid nii head kommid. Ma pidin need tooma, aga ma ei saanud lihtsalt. Et ongi tegelikult on see, et kui sulle võib-olla oli parasiidi teema. Tahtsid, et... No praegu hästi palju räägitakse, et tume šokolaad on nagu kasulik, on ju, et magneesium ja mis kõik ta annab. Aga tegelikult, mis jälle minu kogemus siin koralliklubis, et inimesed, kes on need nii-öelda tumeda šokolaadi suured sõbrad, kui nad teevad läbi parasiidi tõrje, unustavad selle šokolaadi söömise. Et tegelikult ikkagi need parasiidid, kes seda püsivad. Juhivad. Sest parasiidid saadavad, mida nad saadavad. Isegi parasiitide teema, kui me teeme nagu teatud tugevaid parasiidikuure, siis nad situvad meie, nad on sõna otseses mõttes kusevad meie süsteemi täis. Ja neuromürke ja kuhu need kuhjuvad, seda samamoodi sellest raamatust ma just lugesin. Neuromürgid kuhu kuhjuvad hästi palju, sinna vaagusnärvi ümber. Vaagusnärvi ümber, see on täitsa uus informatsioon ka mulle, mis on medical mediumid. Vaagusnärvi ümber ja mis see tähendab? Serotoniin ei jõua sinna aiu. Nendel on rohkem kui pidu seal omavahel. Ja samamoodi, ja see ei jõua sinna. Meil rahulolu indeks, meil on vaja kõigil teha 2 korda aastas parasiidikuure. Ühest on vähe. Kassidel, koertel teeme, aga endal ei tee. Jah, sest öeldakse, et neil on sünnitusmaja, surnuaed, vetsumaja ja restoran neil käes. Et jah, nad lasevad, ma räägin oma kogemusest, kuidas tegelikult minu lihase valu, no ütleme puusavalu, see on, ei ole teema nii palju, aga just see lihase valu, see kiirgub, see on kõik nende neuromürkide ja neurotoksiinide tulemus. Ma võin enda käest öelda näiteks ka see, ütleme, need korallmed ja need kõik aitavad, aga ta ei ole veel lõpuni. Ja kui nüüd panna sinna selleri, mahli ja need asjad juurde, super tulemus. Ja see toortoit, kui selle järgi teha, mina tegin selle kuuajase, selle, mis ta soovitab toortoidu osa. Et see paneb ka teie powerit tööle, et me kiirgaksime seda rohkem enda ümber. Siis tekib teil ka inimesed, kes sinu ümber on, nad näevad sinu muutust ja sa hakkad tõmbama ligi ka teistsugused inimesi. See on külgetõmbeseadus, siin ei ole vaja mingit uhhuud ega ahhaad. Võite mantraid teha, mantrad mõjutavad ka ajukeskusi, teed Shrim Brasi, Shrim Brasi, võite rahajoogat teha, Shrim Brasi, Shrim Brasi. No, et see on ka energeetika tegelikult. Sa toimetadki ajukeskuse ja nende vibratsioonidega. Ommi tea ja ka kommi tea ja pimmi ja pommi, pimmeli pommi. Nii et need energiad liikuma saada. Nii et olge julgelt, toimetage julgelt. Mina lähen igatahes nüüd Bukaresti neljapäeval, nii et suured eurolavad ootamas jälle mõnus väljakutse jälle, ega seal natuke on hirmu ka, ega see arvata, et Jans on niisama. Ei no paned pampersi alla. Pampersi alla läheb jälle. Mindset ja Grifonia sisse ja jehhat muhhar. Või siis teed ennem selle Cascara Sagradaga. Just, nurga taga ja puhastad ära. Lennuvõimet tõsta, Skyrocket, jah. Nii et ja järgmine teisipäev jagan siin samamoodi Bukaresti muljeid ja ikka jälle aju ja teie aju